Jätkame taas Genfist, sellest autonäitusest on meil lugusid teile küllaga pakkuda, aga nüüd oleme liikunud Nissani boksi. Nissan on sel aastal pannud väljapanekul rõhku just oma Nismole, ehk Nismo siis Nissani mudelite, võime öelda lihtsarahva keeles tuunitud autode variant. Ja autol muide on ka siin, või Nissanil on siin samas ka üks uus ideeauto, Nissan Sway, mida tutvustatakse ja vähemalt disaini puhul tundub see ka midagi väga ägedat ja miks mitte ka Eesti inimeste uut lemmikut. Mis mudel on Nissani valikust, mida meie kõige rohkem võiksime oodata, sest et viimane Pulsar tuli ja tegelikult sai ju ka aasta auto valimisel väga head kohad? No ei napilt teiseks ühe punktiga ainult. Pulsari endalgi oli uudis olemas, sest see 90 hobujõuline Pulsari versioon, mis nüüd välja tuli, ei ole päris seda masti, mis siin võib-olla Saksa konkurentidel, kes on nüüd juba, teevad seal juba 250, ligi 300 hobujõuliseid versioone selles autoklassis, aga selline väga ergas ja sportlik versioon Pulsari kindlasti väärib mainimist, aga seal tähelepanu keskel keerles loomulikult see ideeauto Sway, mis siis seda ametlikud ei taheta veel rääkida, aga ükski PR-töötaja otseselt ei hakka kätega vehkima ka, kui hakata küsima, et kas siit on oodata järeltulijad Mikrale. Ilmselt tulevane Nissani väikeauto midagi sinnakanti on ja eeldades, et kunagi ka Qashqai ja Pulsar tulid välja kontseptautodena just umbes sarnastena, nagu nad ka lõpuks olid, siis ma ootaks põnemusega, mis sellest Swayst siin nüüd näituse 2 jooksul välja kasvatatakse. Et see on päris kindlasti see Nissani täna disainikeel, mida nad on nii Qashqail, X-Trailil kui Pulsaril kasutanud ja on igati loogiline, et samad jooned tulevad nüüd ka tulevasele väikeautole. Mis ta nimi saab olema, sellest räägime ilmselt kunagi hiljem, kui PR-töötajad selle koha pealt suud lahti lähevad. Täna nad hoiavad selle koha pealt oma suud veel kinni. Kindlasti veel loomulikult esimeslik valik kõikvõimalik Nismo mudeleid, mis on neil tähistavad siis neid kõige sportlikumaid versioone. Need on sellised mudelid, mida teedel tänavatel väga palju nägema ei hakka, aga kiiruse kumadajatel, kes autoajaloos teavad, siis teada ju, et Nissani ajaloos on kiired sportmudelid olnud omajagu ja tegelikult on ikka täna päris palju. Üks asi, mis silma jäi veel, elektriauto, et Nissan on ju see eeskujulik, kes oma Leafidega meie tänavatel on ikkagi päris korralikult liikumas, kas või näiteks elektritakso on meil nii Tallinnas kui Tartus olemas ja seal oli üks suurem masin ka elektriga veel. Jah, Nissan on tegelikult ju maailma elektriautonduses praegu ikkagi mängib täitsa selgelt esimest viiulit. Võime ju vaielda, kas Tesla või Nissan. Tesla liigub lihtsalt natuke teises kategoorias ja teeb teistsuguseid autosid. Laiemale tarbele tehtud elektriautodest Nissanil ei ole keegi täna vastu suutnud ja elektriautotaksot juba mainisid. NV200 on juba mõnda aega kaubikuna olnud, sõidavad ka meie tänavatel ringi, aga teatavasti on ju tavalise NV200 mudeli valikus olemas ka selle sõiduauto versioon Evalia, mis siis nüüd ka on olemas elektrimootoriga, ehk siis arvestades seda, et mitmed taksofirmad kasutavad ka suuremaid sõidukeid, vahel on vaja suuremat seltskonda vedada, siis ma imestaks põrmugi, kui me mingil hetkel näeksime just neid samu NV200 elektriversiooni Evalia mudeleid ka meie teedel tänavatel mõne taksofirma värvides. Igati loogiline see oleks. Seda enam, et tavaliifid on nii Tallinnas kui Tartus kui maal linnades juba ennast väga kõigustanud ja ei pane enam sugugi järgi vaatama, olen nendega päris ära harjunud. Kas Nissani puhul huvitav küsima ajaloost, sa oled 20 aastat autonäitusel käinud Genfis. Kas Nissanil on mõnikord mõni autonäitus, kus tal midagi üldse näidata ei ole, kus midagi uut ei ole? Tegelikult vist mulle tundub, et Nissan on alati ikkagi mingi pärli sinna sisse visanud. Eks midagi sätitakse ju igale näitusele. Küsimus on nüüd see, kas tegu on sellise esimese suurusjärjekorra uudisega või veidi tagasihoidlikum, aga vahel on tõesti, kui on toimumas ka Tokyo autonäitus, siis on päris loogiline, et Jaapani autofirmad ja sealhulgas siis ka Nissan oma põhilised uudised toovad siis seal välja ja siis jäävad Euroopa näitustele tõesti mingil määral nagu sellised järelnoppimise viljad. Sellel aastal Tokyo näitust ei olnud, tulemust nägime Genfi autonäitusel kenasti, kus esimeslik mudelivalik oli olemas. Mida Genfi näituselt nüüd Nissani poole poolt meie kõige rohkem võiks oodata, kas see võiks olla see väikeauto? Väikeauto kõlab kindlasti aega, sest et kuna ta oli Genfis väljas alles ideeautona, siis on päris selge, et enne sügist ei tooda välja seeriautot ja on ka päris kindel, et ta päris kohe ka meile ei jõua. Nismodega on nüüd nii nagu on. Loomulikult ma ei imesta põrmugi, kui mõni siin hakkab peagi ka autoringi peal kiireid aegu tegema, aga siin ei ole tegu siiski mingite massiautodega. Elektritaksosid juba mainisime, need on kindlasti tegijad, aga eks reaalselt ikkagi Eesti nostab endiselt neid tavalisi autosid. Nii mainitud Pulsarit juba kui loomulikult Qashqaid, mis on Eesti müügitabelit absoluutses tipus ja tegelikult toimub arengut ka nende tavaautode pool kogu aeg, küll tuleb uusi elemente varustustasemesse, küll mootori poole peale, nii et sellest
need uudised ei paista sageli välja, sest näituse hallis ikkagi jäävad silma need efektsemad elemendid. Seda enam, et Nissan asub Genfis teatavasti väga kena koha peal, kus kõik, kes eskalaatorist või trepist alla tulevad, paratamatult lihtsalt peavad sealt läbi astuma. Nii et isegi olukorras, kus võib-olla me näitusel tänamatult võib-olla pöörame tähelepanu nendele põnevatele eksponaatidele, siis müügitabelites teevad ilma natuke teised autod, aga seda väikeautot ma ootan tõesti suure huviga, aga ma arvan, et sellest me enne järgmist aastat ilmselt midagi praktilist veel rääkida ei saa.